Tere tulemast stuudiosse. Stuudios on tore. Mina olen tore, Marju. Minu töö on tore. Ja minuga koos on jälle üks väga-väga tore kool. Me just lõpetasime koogisöömise. Me ei hakanud teiega koos seda sööma, aga head koogipäeva kõigile. Aitäh, et te tulite koogiga. Keegi polegi varem koogiga tulnud. Nii tore. Aitäh ja väga hea kook oli ka. Kirsid olid lausa peal, eks ju? Nagu ikka tordil. Nii, aga kes on mul külas? See on siis üks äge kool Tallinna lähedalt ja nagu ikka te ise räägite. Igaüks saab midagi oma kooli kohta öelda. Kes tahab alustada? Sina, väga hea. Meie kooli moto on kõigi ühtsus, igaühe unikaalsus. Väga tore, juba on huvitav, selline kooli moto. Kooli nimi? Maardu gümnaasium. Just, Maardu. Kool asub Maardus, mis on väike ja armas linn. Nii tore, aitäh. Ja annad mikrofoni edasi. Meile kooli sööklas on maitsvad toit. Minu lemmiktoit on borš. Klassika. Kooli söökla klassika, väga hea. Minu lemmikutundi on matemaatika ja inglise keele. Ma õppisin kuulata minu kaaskaslased ja ma ei... Sa hakkasid torest rääkima, et sa oled seal õppinud kuulamist, jah? Väga tore, et sul on koolis, mina saan siis aru, et sulle meeldib matemaatika ja kindlasti ka tore, sest seal õpib kuulamist. Ja inglise keel oli ka, just. Nii, hästi. Aitäh sulle. Meie koolis on väga põnevad üritused. On meie kooli 4 aastat существует tore. Ma õppisin 6. klassis ja mulle pakuti projektis osaleda. Mulle meeldisid mängud ja ma leidsin uusi sõpru. Samuti ma käisin 2 korda konverentsil. See oli huvitav kogemus. Jaa, aitäh. Maardu gümnaasius on mitu projekte. Meil on VEPA-programm ja kiusamisest vabaks programm. Meie kool püüab osaleda erinevates projektides, aga meie kõige lemmik on tore projekt ja me oleme juba seal 5 aastat. Ja mul on väga huvitav lugu, kuidas ma saan tore projektisse. Mõned aastad tagasi mul oli traditsioon, et ma iga aasta alguses tegin soovituskaardid, tead, et kus sa kirjutad, mida sa tahad saavutada selle aastal. Ja soovikaardid, afirmatsioon. Ja mina panin sinna erinevad pildid internetist. Näiteks ma leidsin, mida kõige rohkem meeldib mulle ja mida ma tahan saavutada ja näiteks üks sellisest pildidest oli niisugune pilt, kus istusid noorekad, täismelised inimesed ja arutlesid midagi. Ja mul oli väga suur soov, et näiteks koolis mul oli selline töö, et kui ma rohkem töötasin individuaalselt, aga mulle tahaks luua mingi keskkonda teismelistele inimestele, kus on kus saab rääkida erinevatest teemadest, suhelda vabalt ja turvaline koht. Ja sellel aastal, septembris, meie kool pakkus meile osaleda tore koolituses. Ja see oli suur üllatus, et
et lihtsalt ma mõtlesin ainult sellisest võimalusest, aga nüüd mulle antakse selle võimalust. Ja Gaaliaga me suhtlesime umbes pool aastat ennem, kui see projekt algas. Ja veel suur kingitus sellest projektist, et minu sõber Gaalia, nüüd me oleme sõbrad pärast seda koolituse läbimisest ja me tegeleme palju koos erinevate projektidega, mis oli organiseeritud Toore baasis ja vanemate klub ja õpetajate ring meil oli ka koolis. Vot. No see on nii Selline ilus lugu Põnev kuidagi. kogemus. Täiesti minu meelest see on üks väga niisugune puudutav ja liigutav lugu. Ma ei tea, mina tunnen liigutust enda sees praegu. Et selline, tõesti, seda polegi veel olnud. Et on olnud juhuslikku sattumist ja sellist, aga keegi soovib ja siis tal kohe tuleb see sülle ja siis see ongi nii tore ja sa saad sealt kaaslase sõbra ja saadki teha seda tööd grupiga. Kui äge! Ja kui me läbisime seda koolitust, esimene, et see oli väga ilus koht Võsus, me läbisime seda. Ja meil oli nii suur ring, kus olid erinevad lapsed erinevatest koolidest ja see oli nagu minu jaoks nagu psühhoteraapia ka, sest kõikidel on selline osa, mis on pärit lapsepõlvest või teismelisest ajast. Just. Ja minu laps sees oli väga ma ei tea. Katki. Mitte kurb. Katki, aga olid teemad, millised olid haiget saanud. Haiget mingis määral ja mida ma võib-olla ei pole saanud aru, et need on vaja arutleda ja aga seal ma sain seda võimalust. Vot. Võimas lugu. Aitäh, et sa seda jagad niimoodi kohe pauhti ära. Äge. No mis siin veel? Kas Kalina, sina ka tahad öelda oma sellest, kuidas sinul see väljaõppe oli või kuidas see sinu tööd aitab teha? Kes sa koolis, mis tööd sina teed? No minu jaoks Toores on suurepärane võimalus rikastada oma klassijuhataja tunde. Ja see on võimalus kohtuda ja suhelda huvitavate inimestega. Suvepäevadel, konverentsil ja mentori kokutulekutel. See on väga põnev kogemus ka. Aga meil on väga huvitav fakt oma koolist ka. Nii. Siis. Jah, väga tore. Ma tahtsingi küsida järgmisena, et teil on kaasas veel keegi, kes sina oled. Et siis oli jutt sellest, et meil on midagi veel huvitavad oma kooli kohta öelda, et me oleme väga-väga uhked, et meie kooli direktor just sellel õppeaastal oli valitud Harjumaa aasta õppeasutuse juhi laureaadiks. Ja seejärel ta käis ka suurel üritusel, et see oli õpetajate päeva gala, ta oli valitud finalistiks ka. Et me kõik elasime kaasa, vaatasime seda etteris, et kuidas seal meie Kaideril läheb. Et siis saadame oma armastust direktorile ka Kaider. Ja veel lisaks, mille üle me oleme uhked, et meie kool väga tihedalt tegeleb Erasmus+ projektidega ja ka mitte nii ammu vist oktoobris selgus, et üks meie kooli Erasmus+ projekt sai auhinna, Euroopa auhinna innovaatilise õpetamise eest. Et see oli väga suur üllatus, sest teine õppeasutus, mis sai selle auhinna, on Tartu Ülikool. Et me oleme siis samas nimekirjas, kus on Tartu Ülikool ja oleme väga uhked. Aga
räägime täna Torest, et kuidas mina sinna jõudsin, et mina olen Maardu gümnaasiumi huvijuht ja õpetaja ja siis, kui ma eelmise aasta septembris mul tuli üldse see mõte, et ma võiksin selle projektiga liituda, oli seotud sellega, et ma sain klassijuhatamise, veel ühe klassijuhatamise, mul oli juba üks klass ja ma sain veel ühe klassi. Ja alguses oli väga raske, et 2 klassi oli kokku liidetud ja oli väga pikk kohanemine ja meil oli hästi palju konflikte, et siis ma pöördusingi Galina poole, et ma küsisin abi, et mida me võiksime teha, et kuidas nad saaksid mind aidata. Ja nii meie klassi tuligi Tore. Ja juba 2 aastat me oleme Tore projektiga liitunud, tegeleme iga nädal, iga klassijuhataja tund, meil on erinevad tegevused, mängud, me räägime emotsioonidest, me räägime sellest, kuidas oma agressiooni välja elada ja ma arvan, et see on väga-väga kasulik minu õpilaste jaoks. Suur rõõm, et just minu klassis on see projekt. Jaa, ma olen natuke nagu niimoodi mõnusalt sõnatu, et oi, mis teil siin veel peidus on. Et ma saan aru, et sa võtsid Tore juhendajad appi, et oma klassiga tegeleda ja need meetodid on just need Tore meetodid, millega te olete saavutanud selle, et sul on hea seal klassis lõpuks olla. Ja meil on ikkagi päris suur progress, ma arvan, et võrreldes sellega, mis oli alguses. Et ja mul on väga tore, et ma olen mingil määral ka selle Tore projekti osa, et muidugi ma ei ole läbinud seda koolitust, mul on hästi suur koormus koolis ja kahjuks ma ei jõua seal koolitusel käia. Ja 2 inimest juba käisid koolitusel, et võib-olla direktor arvab, et sellest piisab, aga ma õpin, ütleme, praktikas, et ma saan seda praktikat reaalses elus, et see on väga tore, ma olen väga tänulik, et Luba ja Galina, nad tegid nii palju minu klassi jaoks ja minu jaoks isiklikult. Vau, tahaks kohe aplausi teha, tead. See on nagu nii äge praegu, mis ma kuulen. Mul on nii hea meel, et te jagate. Mul on veel siuke tunne, et siin noored tahaks ka jagada ja kindlasti minu meelest oli äge, et juba me kuulsime, et 2 inimest vähemalt ütles, et mis nad kõik juba Torest õppisid. Et kas teised tahavad ka lisada, et mis te ise veel õppinud olete, et noortele ju see läheb ka, teie olete ringinoored, mitte seal klassis ei käi, eks ju, teil on ring ka, Tore ring, Tore noored. Nii, vau, kuulame siis Tore noorte ringi, mida te olete Tores õppinud? Mis mulle väga meeldisid ja ma arvan, et seal kogemus arendas minu suhtlemisoskusi. Tore, see on lõbusring. Boom shakalaka. Okei. Ma ütlen kuuleta minu klassikaaslased. See ongi kõige tähtsam sinu jaoks, et sa oled õppinud kuulama klassikaaslasi. Väga tore. Aitäh sulle. See ongi väga... See kuulamisest algab kõik ju, on ju. Nii. Tore ringis me palju suhtlema ja õppime koostööd tegema. Koostöö. Ma õppisid kuula Kuulamisoskusi. Jaa. Tore koolitusel ma leidsin uusi sõpru. No nii. Mis teil veel peidus on siin koolis? Ma tean ühte asja, mida ma tahan kogu aeg küsida tegelikult. See on see põhjus, miks ma nagu mõnes mõttes kutsusin teid, aga ma ei teadnud, et siin laekas on nii palju peidus. Ja sa juba mainisid seda vanemate asja, et teil on olnud, praegu vist enam ei ole, aga teil on olnud vanemate ring, Tore ring. 4 aasta jooksul meil oli vanemate klubi ja vanemate klubi eesmärk oli vanemate kompetentsuse ja teadmiste arendamine. Ja me kasutasime edukalt kõik õppemateriaalid ja mänge, mis me saime Tore seminaris vanemate klubis. Ja see on väga
positiivne tagasiside oli. Ja meil on mitu vanemad, kes kogu aeg küsis, kas meil sellel aastal tuleb vanemate klubi või ei tule. Väga positiivne. Ja. 3 aastat. Vanemate klub kestas 3 aastat. Ja siiani me kohtume meie vanemate õues ja nad küsivad meie käest, kas sellel aastal hakkame uuesti kohtuma ja arutlema ja see oli väga... No, kõigepealt me saame aru, et need harjutused ja mängud, mida me saime koolitusest, me saime kasutada ka täiskasvanutega. See sobib kõikidele. See on universaalne. Aitäh, et sa selle välja ütlesid. See pulbitses mu sees kogu aeg, et see on nii äge, et vahet ei ole, mis vanuses, ikka juhtub see sama asi. Millal me veel, kas saab veel, kuna uuesti? ja meil oli veel kogemus õpetajatega. No nad on ka täiskasvanud ja me ka võtame seda materjalid Tore programmist. Vot. See tööb kõikidega. Mul on nii hea meel teie üle. Kuidagi nii, te tõsiselt toretsete seal. Te olete kõike juba teinud, ma kuulen, et mida veel annab teha ühe tore projektiga ja jätkake samas vaimus, kui jaksate. Ma saan aru, et kõigega ei jõua on ju kogu aeg, aga praegu on siis teil hoopis see klass ja siis oma ring. Ja no millega me siis saate kokku võiksime võtta? Direktor, keda me siin kiitsime kõvasti, on ka oma tervituse teinud. Ja. Paneme siia saate lõppu siis selle. Maardu gümnaasiumis on tore tegevustel väga oluline roll. Nende tegevuste lõimimine igapäevaellu on toimunud märkamatult. Võime julgelt öelda, et tore tegevus on rikastanud meie õppetööd. Mida on siis Maardu gümnaasiumis tehtud? Moodustatud on tore meeskond, mida meie kooli psühholoogid Ljubov Halling ja Kalina Popovitš on juba aastaid eest vedanud. Nad korraldavad koos meeskonnaga järjepanu tore üritusi. Koolis viiakse alates juba 2020. aastast regulaarselt läbi tore õppetunde, kus tugiõpilased saavad omale ka muuhulgas grupijuhtimise kogemuse. Tore liikumise raames viiakse juba 3 aastat ühes klassis läbi ka tore ringi, kus pakutakse üksteisele tuge õppimisel. Tore tegevuse juures on oluline roll ka täiskasvanu haridusel. Meil viiakse läbi tore ringi õpetajatele, korraldatakse niinimetatud vanemate klubi, tore meeskond osaleb aktiivselt vabariiklikel kokkusaamistel. Seda siis nii koolituspäevadel kui ka suvekoolis. Lisaks eespool toodule on oluline koht kokkusaamistel ka eesti keele praktiseerimisel. Tore liikumisest on antud ülevaateid kohalikus meedias. Tunneme uhkust, et liitusime tore liikumisega. Kas ütleme vaatajatele lehvituseks ära? Head aega. Mina ütlen nii palju, et järgmine saade on 100. saade ja siis on stuudio rahvast täis. Tulge jälle tagasi teisipäeviti kell 6, sest stuudios on tore ja me lehvitame kõik koos. Meil on tõesti tore, mul on väga hea meel, et te tulite. Ja kellel nüüd koogitükk jäi veel kuhugi, siis sööme kooki edasi. On ju?